me Veiksiga siin laeva peal ja kus sõidame? Mask ette, Veiks peab maski ette, muidu on jääb video peale, et vana reisib ilma maskita. Kolle koroona aeg on veel käimas jah siin. Kõik seaduslik, kõik on korrektne. Aga sõidame siis Hiiumaale praegu ja lähme orienteerima. Reede on ja septembri lõpp. 26. 25 september. Vaatame orienteerimissärjale. Sõidame siis motoorienteerimise matkaplatsi peale, nagu ma aru saan. Palju meil jäänud on? 22 kilta. Väljas 16 kraadi sooja. No nii, tere hommikust. Laupäeva hommik, kell 8:30. Ärkasin üles, et ülejäänud küla veel magab, ülejäänud motoristid magavad. Et eile oli siin väikene istmine, väikene pidu. Aga kuna mul on septembris jõukampaania, siis ma sellest liiga palju osa ei võtnud. Et nagu graafikule kohaselt juba läksin kell 10 tuttu. Nüüd on juba hommikuseks söödud, maitse puder oli tänud võõrustajale. Ja siin väikse tiiru, et siin on väga lahe väliköök. Sellised majakesed on, kus on majutus. Lisaks on metsa sees on kämpad. Ja mina siis magasin telgis ja Veiko telkimiskoht, hämmaki koht metsas. Vaatame, kas mees on alles. On alles küll. Kuidas oli? Väga hea oli jah. Külm ei olnud või? Kui keelumärki ei ole, siis päeva ajal võib ju sõita. Selle mereäärse riivarajaga on niimoodi, et raja peal võib sõita. Aga mere ranna joonet ja sõita ei tohi. Aga siin ongi selle sama koha peal kell 12 läheb start lahti. Ja ega praegu rohkem polegi vist midagi öelda siis. Edu! Kell 12 start! Või no esimestele punktidele antakse boonust. Vähe saadis nad ikka sama sõidu ära. Kui sa päris esimesele minema, siis ma mõtlen, et kirjutab plaani perse. Tead, kuidas nii läheb. On. Kui läks stardiks või läbi? Okei, liigud vastuvoolu või? Asfalt. Ja võeti start. Läks. Tänu. Kuidas sa soovitad käia? Me ei ole varem orienteerinud, et mis loogikat siin kasutada? Ma arvan, paneme Osmandesse sisse. Ma ei tea, kuhu ilmakaard jääb punuma panna või mis sa vihjaks meil annad, ega siit samast vist hakkate järjest sõitma või? Tavaliselt jääksegi niimoodi, et üks nagu, osad läheb peripäev, osad läheb vastupäev, see mingi loogilise raja endale. Siin oleme praegu on. Ja ma saan aru, et lihtsalt peab läbi sõitma ja siis äpist saad nagu, mis seal äpis tegema peab, et Põhimõtteliselt. on siin ja
Äpis ongi, et näiteks oled punktis Siin on number punkt 1, valid seal number 1. Praegu sa ei saa seda nagunii vastata, et sa olid kaugel, on ju. Sealt valid vastuse ja siis slaidid. Okei, muudame asja. Üheksa, jah. Meil on nüüd osad punktid võetud. Oleme siin Sõrus, oleme siin allsadamas. Jah, kuidas siiamaani orienteerumine on tundunud? Alguses oli päris palav. Läks soojaks. Läks päris soojaks, aga praegult on ikka väga huvitav. Hommikul oli hullud küll, panime villas ja pesu alla. Pole ju käid Hiiumaal niisugustes kohtades. Ja nüüd, kuna me võidu peale ei sõida, siis hüppame siia Sõru kõrtsi ja teeme väikse ampsaka süüa ja siis sõidame edasi, aga jah, see kant on see ilus, et hästi ilus sadam on siin ja vaatame, mis süüa pakutakse. Nii, näitan siis, mis punktid me oleme 2 tunniga ära võtnud. Start oli siis siit. Need punktid on võetud. Üles, jah? Või läks sinna? Ja tagasi, jah? Sõitsime siit alla, see on võetud. Nii, siin on see kuuluskell ja poemehe kohe räägib meile, mis kellaga on tegemist. See on Nurstepoe kell. Ja mis ajast see pärit on? Aastast 1900 millegiga. Algus, jah. Ja siiamaani tiksub veel väga ilusti. Okay. See on võetud ja viimati võtsime selle ja nüüd oleme siin umbes siin kohas söömas. Aga nüüd siis noosime pirukat ja ootame suppi. Rand seal taga. Orienteerumisega jõudnud Kassari poolsaarele või kuidas seda siis nimetatakse. Ja oleme Vetsitalli Puhkakülas. Tulime niisama väikest peatust tegema, et jällegi jalga sirutama. Kell on 3:03, et me vaatame, et siin õigel ajal tagasi jõuame üldse kella 6, siis kui see kontrollaeg on läbi. Aga siiamaani on hästi läinud, et punktide leidmisega probleeme pole olnud. Aga võib-olla on ees. Võib-olla see on mul samamoodi. Ma ei usu, et see on. See võib olla punktid oleme üles leidnud ja kohad on ilusad, et korraldajad on hästi vaeva näinud ja teed on mõnusad ja kõik on hästi läbitavad, et navi lisaks ja all righty, aga siis uhame edasi. Jalg oli maast ikka nii palju. Nüüd kas filmisid seda? Ja, et seda ja oi plee, kui raske see oli reisk. Kuidas sul Meelis orienteerumine läks? No, mis ta läks, enam-vähem läks kuidagi. Panid kruusa ja palju punkte läbi sõitsid? Oi, ma ei lugenudki, võib-olla mingi 20. Lõpus, kui jääb mingisugune pool tundi jääb enne finišit aega, siis paned täiega niimoodi, nii palju kui tuleb kruusa peale sedasi. Kes tõstab kiiretada käe? No, kes vastas ka teist küsimustikule? Ja kes on naissoost? Roosat ei ole piisavalt kunagi. Kõigepealt ma tahaksin tänada Insula Deserta motoklubi liikmeid, kes on alati nii abivalmid ja töökad ja sügav kummardus meie rajameistrile Illarile. Naiste esikoht
Silja. Tubli oled. Ja esimene leek. Ja täiesti esimene kutsi. No see ei ole üllatus tegelikult. Erki Palusoo! Ütles küll, et esines nagu amatöör, aga ikka. Lauri tee onudest pilti ka.